Rein Lang on Ameerikas ja seal on ka Hannes. Tere, Tarmo! Said ennast kenasti sinna sisse seada ja on enam-vähem õnnestunud see, mis meil plaanis oli? Jaa, tegelikult võib täiesti öelda, üks väike vipperos tuli, ehk siis vaat see email, mis mulle alguses saadeti New Yorgist. Seal ma lihtsalt lugesin sealt valesti välja, vaata selle seminari nimi, millele ma siis Kreisi raadio lähetusel sõitsin, samas ka ülesandega tegevust New Yorgis. Oli asi see, sellest emailist, mille pealkiri, selle seminari pealkiri oli siis How to make a bread from the rock. Ehk siis pealkirja, mina sain sellest niimoodi, kuidas rockmuusikaga leida. Ja härra Jüri Makarovi abiga õnnestus mul siis ja muidugi teie abiga ja ka Kuku raadio ja Kreisi raadio abiga õnnestus mul siis see reis ettevõtte pragusti New Yorgis keskpäev, päike särab ja pean ütlema, et ma olen selles mõttes väga sellises keerulises ja segases olukorras praegu. Ehk siis tegelikult ei olnud see seminar üldsegi mitte rockmuusikast, vaid see oli krishnaistide korraldatud selline koolitusseminar ja selle mõte oli just nimelt selles, et kuidas siis tegelikult kivist leiba teha. Kõva leiba, kuidas kivist teha. Ja siis ma esimese selle seminari päeva kuulasin ära, seal oli üks huvitav lektor oli Itaaliast, aga siis see loeng venis väga pikale, ma läksin sealt varem minema, ma tahtsin puhata ja miks ma puhata tahtsin selle juurde, ma tahtsingi tegelikult selle jutuga jõuda, et ma ei tea, kas te mu kirja olete kätte saanud. Saime just. Saite kätte, jah. Ja me ei ole jõudnud lugeda veel. Ja, aga pärast lugege läbi, põhimõtteliselt ma võin selle sama sisuga siis lõpuks ära rääkida, ehk siis see, et mida siis Rein Lang tegelikult teeb, on täiesti hämmastav. See, mida ta räägib, mida ta mõtleb ja mida ta teeb, on 3 täitsa erinevat asja. See, mida ta räägib, sellest me päeval saime juba kuulda. Jah, ja see, mida ta mõtleb, sellest ei saa ilmselt vist paljud üldse aru. Aga see, mida ta teeb, seda ma olen nüüd siin 2 päeva näinud, kuna ma elan temaga ühes ja samas hotellis, see on siis Hilton Clofton Fine 5. avenüül ja tema tuba on kohe minu toa kohal, ehk siis korrus kõrgemal. Kas sa magada saad ikka või? Kuule, tuleb tunnistada, et päev aeg siis, kui need loengud on selles mõttes, et ma praegust hetkel olen ka niimoodi just jõin ühe tee ja mõtlesin, et lähen isegi puhkama ära sellepärast, et sõna otseses mõttes need viimased 4 päeva, mis siin on olnud, need ööd on olnud ikka sellised, et nendest ütleme niimoodi, et trükimustad ei kannata, et võib-olla kuskil niimoodi kiiresti kommenteerida isegi raadios, et näiteks see, et öösiti lastakse lausa linadega, kokku seotud linadega lastakse aknast naisi alla ja siis ronivad jälle uued üles, see on tühi selle kõrval. Peale selle on juba tehtud siin suur skandaal, isegi praktiliselt kogu New Yorgi 5. avenüü sellised kollased lehed räägivad sellest, et on üks härrasest Kukuradest veel Olav Suuder, kes on teinud siis selles mõttes siin hotellis tõelist furoori, ehk siis nad on korraldanud Rein Langiga siin sellise Eesti kultuurmängude õpetamise sellise loengusarja ja nad siis kahjuks nimetavad seda niimoodi, aga tegelikult tähendab see siis seda, et nad õpetavad suvalisi hotelli inimesi enda tuppa kutsudes, joodavad nad Eesti alkoholist täiesti purju ja siis õpetavad neile eesti keeli seda mängu Suuder, sind oma sõbraks pean ja mälestuses sulle kingin pika pai. Selge. Ja teate, see on pöörane sellepärast, et eile oli siin just Filipiinide ja Jeemeni rahvavabariigi pingpongi rahvusmatš ja kujutate ette need 11 pisikest meeskonnaliiget siis ühest riigist ja 12 pisikest meeskonnaliiget teisest riigist, need 23 inimest olid siis käsi käes ringis ja siis nad lihtsalt sõna otseses mõttes müttasid ja trampisid minu pea kohal. Ja siis Suuder õpetas muidugi oma seda nime, et I am Suuder, karjus ta kogu aeg ise, ta oli muidugi, ma võin öelda, et ta oli purjus ka. Suuder, siin ma I am the Suuder ja siis need väiksed Filipiinid karjusid sellises, võib öelda isegi peaaegu, et aktsendivabas eesti keeles Suuder, sind ma oma sõbraks pean ja mälestuseks sulle kingin pika pai. Kalle, Hannes, kas vastab see tõele, et Rein Lang käib hommikul 2 korda söömas? Jaa, käib küll ja kusjuures huvitav on veel see, et tavaliselt kui siin hotellis on niimoodi, et hommikusöök on kella 8-10, siis ma ei tea küll, ilmselt seda puhku tuleb ilmselt arvata, et see on tegemist ikkagi maksumaksja raha sulaselge kulutamisega, sest Rein Lang on siin hotellis, ma kujutan ette, et kogu selle hotelli ajaloo jooksul ainukene isik, kes tellib endale juba 7:30 munaroa tuppa.
ja siis ta sööb seal ilmselt ära ja ma kujutan ette, et eks nad ilmselt parandavad seal pead ja täpselt kell 8 on nad jälle all, söövad kõhud täis, vahepeal käivad jälle ringi ja tulevad tagasi ja söövad kell 9 uuesti. Ma tahaks, Hannes, küsida sinu käest seda, ma olen kuulnud, et viimane aeg on üldse New York muutunud üldse selliseks läbukohaks. Kas see vastab tõele? Ja ma võin isegi ausalt öelda seda, et siin ei ole tegemist mitte selle läbu tekitamises ei ole süü mitte ainuüksi nendel inimestel, kes siin praegu kõik kokku on sõitnud, sest see on tõepoolest rahvaste paabel, mis siin ümberringi näha on. Aga oma õla nii-öelda on alla pannud ka ilmada, et ehk siis tegelikult on, ma ei kujuta ette, mis ilm praegu Eestis ja Tallinnas on, aga siin New Yorgis on igatahes juba 4. päeva väga sompus ilm ja sajab sellist lörtsi ja eile lausa tuiskas. Niimoodi, et praktiliselt paksoliiklus on häiritud ja ainult trollid sõidavad. Ma olen kuulnud, et isegi New Yorgi neegrid on põgenenud linnast, et öelnud, et nad ei kavatse sellisel läbuses elada, et see ületab igasugused piirid. Ja see vastab täiesti tõele. See on kole on kuulata seda, Hannes. Jah, aga tähendab, ma saatsin sellest Etale ja BNS-ile lausa mõned sellised fotokaadrid ka, kus on siis isegi mitmeid Eesti prominente, kes on lausa, ütleme niimoodi, et ma oma fotosilmaga tabasin nad teod, kes siis nii-öelda tekitasid seda läbu veel juurdegi seal. Ma olen kuulnud ka sellist asja, et mitte ainult Eestist, vaid üldse Euroopas käiakse seal väga palju läbustamas ja mõeldakse samas ka igasuguseid rumalusi välja ja tullakse siis nende rumalate asjadega Europarlamendis tullakse välja siis. Ja just nimelt, ja kasvõi seesama loengusari, kus ma ise praegu olen, ehk siis, et kuidas teha kivist leiba. See on ju tegelikult puhtalt Europarlamendi mahitatud selline koolituskursus. No see on soomlaste asi, neil on kivi palju. Ja just nimelt. Ja ilmselt sealt see tuleb. Ja tähendab, huvitav oli nagu see, et eile õhtul siis oli selline väike nagu selle loengusarja lõpetamine. Osa inimesi sõitsid juba minema, aga enne seda siis pakuti neid kivileivast tikuvõileibu. Kivitikuvõileibu. See oli jube. See oli päris jah niimoodi, et praegust mul on selles mõttes isegi võib-olla te olete isegi tundnud, et sellised väikesed takerdused tulevad kõnes sisse, et enam purihambaid mul ei olegi. Selge. Nüüd üks tagasipõrge veel. Kas vastab tõele, siin mõned minutid on jäänud meil saate lõpuni, vastab tõele see, et Toomas Hendrik Ilvesel läks Rein Langi politseist kätte saamisega küllaltki palju aega? Ma ei ütleks, et mitte ainult palju aega, vaid seal oli ka päris suur lunaraha, mille eest Rein Lang sealt politseist välja osteti. Ja mille eest ta siis nii-öelda kinni lendas? Lendas ta kinni selle eest, et ta otsustas teha sellest samast oma 28. korruse hotellitoa aknast siis bensihüpet. Selge. Ja alguses arvati, et ta lihtsalt mingi suitsiidimõtetega eurooplane, kes on siis nagu New Yorki sattunud ja sellest läbust nagu masendunud. Nii. Aga siis ta tegi selle hüppe ära ja täpselt minust siis 4 tuba allapoole. Selge. Kus elas Klaus von Spatzen, siis Saksa liiduvabariigi rahandusministri asetäitja. Ja siis Lang jäi sinna traksidega tema akna taha rippuma. Ja siis selle peale muidugi Spatzen kutsus politsei välja ja vaene Ilves jah tõepoolest oli siis sunnitud $25,000 maksma seda lunamaksu. No selge. Metsikud uudised on need muidugi, aga Aga ma kujutan ette, et nendest saab ilmselt veel pikalt pajatada, kui ma tagasi tulen ja mul on väga palju videomaterjali, mida me saame kindlasti järgmises saates näidata. Seda me näitame kindlasti. Kena. Kuidas teil muidu läinud on? Sujuvalt. Sujuvalt. Ja. Ega siis muud, tahan teid tänada, et olite tublid ja hakkajad ja tahan siis tänada siitpoolt ka siis kõiki neid toetajaid, kelle abiga ma siia New Yorki sain. Soovin kõigile kuulajatele ilusat õhtut siis, eks ole. Kaua sa oled veel? Kuule, ma tulen homme hommikul, siis täna siinse aja järgi homme hommikul hakkan tulema ja jõuan siis homme hommikul kohale ka. Siis me ei jõua sulle alkoholi enam saata kahjuks. Ei, siis te jõua, aga te võite saata, sest ma sain niimoodi aru, ühesõnaga eile seal retseptsioonis oli igatahes Lang jätnud selle kollase, selle postiti message'i. Et ta soovib veel 8 nädalaks tuba. Ahah, selge. Nii, et ilmselt võib-olla kulub marjaks ära igal juhul, kui te saadate Eesti markidega selle suure kasti, siis ma kujutan, et see viiaks ikka õigesse kohta. Väga hea. Aitäh sulle. Aitäh sulle ja kõike head. Ega muud.